Kuule, isa. Isa! Mis on, poiss? Ütle, kas sa käisid samas koolis, kus mina 20 aastat tagasi? Jah, mis siis? Ei noh, nüüd ma saan aru küll, mida Mait Japs mõtles. Kui ütles, ta pole 20 aastat sellist tohmi näinud nagu mina. Mis asja? Miks ta veel sulle tohmani ütles? Ah, niisama. Ei ole midagi niisama. Räägi välja, mis on, poiss? Me õppisime murde ja ma ei leidnud ühist nimetajat. Taevas hoidku, te pole siiamaani seda veel üles leidnud. Juba minu kooli ajal aeti seda meeleheitlikult taga ja siiamaani ikka veel. Ja siis ütleb veel sulle tohman ka. No nii ei tohi seda jätta. Homme lähen kooli ja õpetajaga asjad sirgeks. Mis lärm see siin on? Kujuta ette, kallis. Matemaatikaõpetaja ütles Ukule tohman. No nii ei tohi seda jätta. Ja millega siis seekord hakkama said? Teil tegelikult oligi asi selle, et ei saanud hakkama. Seda va ühist nimetajat ei leidnud üle. No räägi välja, koos sa selle nimetaja kaotasid? Ema, sa ei saa aru. Matemaatika, no. Vahet ära matemaatika või mitte, aga kui õpetaja sulle midagi andnud, siis ei tohi seda ära kaotada. Kuule aja ette. Tahan ülesandeid. Ma võin ju ruutu ka vaadata. Mis sa pommisid seal? Ütle mulle parem, mis lahenduse said? Pistab kokku 4 õuna, 3 ananassi, 7 kiivit ja 3 mandariini. Ma arvan, et kõhu lahtimise. Kuku, sa oled ikka oi. Ütle mulle parem. Kui ma võtan metsast maha 37 kaske, 47 puuske, 27 mändi ja 10 leppa. Päris kopsakad rahvis vaata. Mis sul viga? Kes on nõrutad? Ei, niisama mõtlen. No kuule, ära aja jama. Sa ära parem mõtle. Sa pole su tugevam küll. Mõtlesin jah, ei tea, mis on imelik, kui inimene vahel mõtleb. Mille pealest mõtlesid, kui küsida sul? Mõtlesin suurte inimeste peale. Mis asja? Suurte inimeste peale? Ei, noh, sa oled täitsa ära põledanud. Missuguste suurte inimeste peale sa siis mõtlesid? Jah, kas presidendi peale või? Ise olete ära pööranud. Mõtlesin ema, isa ja õpetajate peale. Mis nende peale siis mõelda on? Jah, ema on ema, isa on isa ja õpetaja on õpetaja. On ikka küll. Suured inimesed on natuke kummalised. Mismoodi? Mismoodi? Vot sedamoodi, et kui kodus midagi vaja teha on, öeldakse, et oled juba suur, saad hakkama. Aga ema ise õhtul kuskil lähevad, tahad kaasa minna, öeldakse, et oled väike, kasva natuke. Lõps samamoodi. Tahtsime jalgratta matkale minna. Ütles kohe, et oleme alles väiksed. Aga nüüd järsku oleme jälle suured. Ise mõelge, mis klassiõhtul teeme. Mida me teeme siis? Mina küll ei tea, kas kellegi on neid? Aga õpetaja ütles, et me oleme nagu suured inimesed ja peame ise midagi klassiõhtul teeme. Mis ma ütlesin jälle suured? Loomulikult, kas teie olete siis väikesed või? Mul tuli idee, tulge ma räägin. Jah, arvutamisest ma tahtsingi teile just rääkida. Meie õpetaja on hulluks läinud. Mina enam kooli ei lähe. Kuidas siis nii, Darja? No, eile rääkis õpetaja, et 7 + 2 on 9. Aga täna juba, et 9 on 6 + 3. Ma ei saa sellest aru. Ema, ega isa ei kuule. Ema, vaata. Täna on nimet lastevanemate joosu, kuid väga kitsele ringile. Väga lihtne. Selleks, et osa ainult õpetaja ja sina. No mis? Mulle aitab. Mina sinna kooli ei lähe. Igal veerandil korra või paar. Sel lapsel on omalt isaga olemas.
Johannes, kas sa ükskord hakkad oma lapse eest vastutama? Sina oled koosolekule. Kuule poiss, mis käkki sa jälle kokku keerasid? Näita päevi siia. Uku kleepis päevikusse isa pildi. Miks sa nii tegid? Õpetaja ise tahtis näha seda kõluga, kes mu koduseid töid teeb. Mis ma jälle valesti tegin? See on jah meie isa pilt. Aga ema, kelle pilt sul siis rahakoti vahel on? See oli ilus noor ja musklis mees. Darja rumaluke, see on suisa noorena. Sinu umbes 10 aastat tagasi. Mul on tunne, et ma tahan juba seda erakorralist ja neljasilmalist koosolekut juba näha. Ma olen nüüd koolinaine. Muidugi sain. See esiteks, kujuta ette, neil on suitsutund. Teiseks, Uku teab palju rohkem kui mina. Ja kolmandaks, Janu on ta pärit minult, aga noh, seda ma teadsin ise ka. Ja siis veel matemaatikaõpetaja üritas mulle matemaatikat selgitada. Selliste väikeste asjade pärast kutsutakse vanemad kooli. No see mõtleb ladina. Ma sain endale väikese ühe. No vaata, et seda enam ei juhtu. Ma mõtlesin tiidikust, istu. Lapsed, täna me teeme viktoriini. Kes teab õiget vastust, tõstab käe ja saab punkti. Olete valmis? Esimene küsimus. Kes on loomade kuningas? Palun. Looma ja direktor. See küll õige vastus ei ole. Ma pean sulle 0 punkti. No aga seda ikka teate, mis merevesi on soolane. No proovi uuesti. Sellepärast, et seal võivad soolaneeringad. 0 punkti ei ole küll niimoodi. Aga miks kured lendavad sügisel lõunamaale? Uku. Õpetaja, aga neegrid tahab ka ju lapsi saada. Nalja teed. Niimoodi ikka saa vastata. 0 punkti. No aga ajaloost ikka mäletate, mis asi on muumia. Proovi sina. Muumia on külvatatud vaara. Istu, ega ta nüüd päris õige ei ole, aga eks ma 0,5 punkti panen sulle, no enam-vähem. No, mida ma teie käest veel küsin? No, miks suitsetamine on kahjulik? Oli? Suitsetamine määritab peeti. Suitsetamine võib tappa terve hobuse. Isa põletas nüüd sigaretiga augu diivanisse. Meil peres keegi ei suitseta ja nii peab ise endale suitsu ostma. Ja ühtegi normaalset vastust niimoodi ei saa.
aga loodusõpetuses me alles õppisime. Miks lest on lapid? Ta magas vaadata. Miks on sea? aga miks väil on punnis silmad? Sellepärast nägi seda pead. Istu oma kohal. Või siin klassis on veel keegi idioot, tõusku püsti. Miks sina püsti tõusid? Õpetaja, mul on tõesti kahju vaadata, kuidas ta nüüd üksi seisab. No nüüd küll ainult direktori juurde ja kohe. Kas tema siis veel ei tea, kes idioot on? Vanaema võttis ääne ja läks põõsastesse. Aga Kuku, kus on siis ilmselt ja kuna? Ilmselt võid on vaja kakale minna, kuna lugeda ta ei oska. Nii ei saa, su naljad lähevad liikmeid. Me proovime siis lause liikmeid korrata. Õpilased, missugused lause liikmed on lause isa läks õhtul koosolekuna? Palun Piia. Öeldi seal läks. Lause on isa. Vanaja määras. Aga kes teab, missugusena koosolekuna? Palun Tarja. Ma päris täpselt ei tea, aga imargadajas on öelnud, et see on ettekääne. Oi Tarja, aga see on ju kohamäärus. Teate lapsed, hakkan korra kirjandit kirjutama. Teema on tahtel. Kui ma oleksin kalalaeva kapten, palun hakake kirjutama. Kuku, miks ei kirjuta? Praegu ise. Ja miks? No vaata aknast õue. Pole õiget kala ilm. Ja mis inimese puutub, kui kirjandit peab kirjutama? No mõtle ise, kuidas ma saan kirjutada elu kalalaeva. Pole õiget kala ilm. Nii ei saa. Kuku, mis sinuga siis teha? No eks ma annan sulle siis uue teema. Kirjuta teemal, kui ma oleksin direktor. Olgu sobib, saatke see sekretär siia, hakkan dikteerima. Enam ei saa seda avaldada. Kirjuta teemal meie pere suvised sõidud ja olgu olla 300 sõna. Juba valmis. Me vaatame kohe, mis sa kirjutasid. Kui meie pere suvel Tartusse sõitma hakkas, läks isa autol kohe koduväravas kumm katki. Siiani oli kirjandis 14 sõna, ülejäänud 286 sõna lausus isa siis, kui ta kummi parandab proovis. Arvan, et ta parem, kui ma neid sõnu päevavalgele ei too. Jah, poiss, sul on tõsised probleemid. Võta 5 krooni ja mine apteeki. Osta kohe mitu kurki tervet mõistust. Õpetaja, aga kas ma ütlen apteekrile, et teie saate seda oskama? No nüüd aitab. Istu enda kohale, kutsun direktori ja siis arutage omavahel. Kumb apteeki läheb? Mis ta nüüd hakkab?
niimoodi peale astud, see abiellub minuga. Mis siin toimub? Suurt ei midagi. Sain lihtsalt teada, et ma jään parem vanapoti. Mis lolli juttu sa ajad õhku? Ja mis sa õpetajale ütlesid, et ta tunnist nõptes ära tuli? Õpetaja hakkas paha, ta tahtsid mu apteeki saada. Mina ei tea, mis ta mõtles. Oh, siin küll. Tule minema direktori kabinetti. Oi, direktor, kas teil ei tee muret? Teisest arvata või? Mis sa lorad, võtta maistad kaasa ja tule. Õpetaja, aga mis me täna õppisime? Kuku, ära küsi rumalaid küsimusi. Selge. Mul vanemad kogu aeg küsivad, et mis me õppisime. Nüüd oskan vastata. alustame klassijuhataja tunniga. Istuge
no nii, aga eile ma nägin, et teie võiksid ennast külgast ja siis mõtlesin, et ega teie või ma mustaks kooli tule. Oi, Piia kullakene, no see pole küll piisav põhjus. Olgu, istu, helistan pärast su emale. Niisiis, Janne, miks sa matemaatikatundi hilinesid? Tema toetus 20 kraadi ja mis see sinusse puutus? mina seisin selle peale. Issand, see oli küll väga inetu sinust, Janne. Nii, Uku, räägime sinu loodusõpetuse 2. Mis sellest ikka räägib? Kontrolli küsimusele, millisel linnul on kõige suuremad munad, vastasid sa oled elevandi. Aga millisel siis oli? Loomulikult Jaana linnul. Suva, nii. Seda ma olen kogu aeg mõelnud, et miks niuke suur lind jookseb ringi, rabeleb vehib tiibadega. Aga näe, enda tõusta ei jaksa. Uku! Ja sinu õde samamoodi. Kohe aru saada, et olete kaksikud. Ajaloos jälle 2. Toorja, kuidas sa ei tea, kes hävitas Kartaago? Mina seda küll ei teinud. No ilmselgelt ei teinud, sind ei olnud siis veel sündinudki. No näete ise, polnud veel sündinudki, aga juba aetaks minu kaela. Ära siis kohe nutma, aga küll õpid uuesti ja parandad hinde ära. Aga muidu, täna on meil klassiõhtu. Alustame kell 5. Õpetaja Kükital on õpetajate toas sünnipäevapidu. Ja siis ma saan ka teil silma peal hoidmas käia. Jääge siis lollusi tehke ja hiljaks jääge. Johannes, munad. Mis munad? Loomulikult need, mis kilekotis on. Ära soovini hooletud, munad lähevad katki. Need munad. Mida sa siis mõtled? Muide, Ants kutsus meid täna oma sünnipäevale. Missugune Ants? Kuidas sa küll nii juhtma oled? Loomulikult meie laste matemaatikaõpetaja Ants Kükita. Aga sa ju mõtled, me ei lähe ju. Loomulikult saame meil minna. Vaata, ma ostsin kingituse ka juba ära. Sellest vähe ei ole. See on kallis tips. Ja ma ostsin kommikarbi ning pudeli head veini ka. Pane ennast riidesse. Peame kella 5 koolimajas olema. Koolimajas? Mida imed seal? No, pidu oli õpetajate toas. Lähme nüüd. Muidu jääme hiljaks. Tulen, mis mul muu üle jääb. Ants Kükita 65. sünnipäeva. Soovime õnne sulle sinu 65. sünnipäeva ja loodame, et saame ka viibida sinu 100. sünnipäeva. Loodame, kui teid läbi alkohoolseid jooke, jätate maa suitsetamise ja teete kõvastu sporti, on täitsa võimalik, et tulete ka minu 100. sünnipäeval tööle. Seda, et selle peale ei oskagi midagi öelda, kui et ta elagu. Ta elagu, ta elagu. Ta elagu ja tema õnn see õitsegu, see õitsegu, see õitsegu. Muide, Anu, ma kuulsin, et sinu klassil olevat täna klassiõhtu. On küll jah, ma mõtlesin, et teen 2 kärbest ühe hoobiga, et saan aru, sa Ansu sünnipäeval olla ja lastel silma peal hoidmas käia. Teate küll neid, nad on mul nii ülemeelikud. Just, eriti see Uku, tema kohe oskab lollusi teha. Jah, seda Ukut küll. Teate, mina üks päev jalutasin koolimaja koridorides. Leidsin ühe palli, sellise ilusa, täpilise. Otsustasin siis vastu tulevatelt õpilastelt küsida, et kas nende pall. Kõik siis ilusasti vastasid, et ei ole. Siis tuli aga Uku vastu. Küsisin, et kas sinu pall. Tema küsib seepeale, kas koolimaja aken on katki. Ma siis vastasin ilusti, et ei ole. Teate, mida ta siis ütles? Mida siis? Siis olevat see tema pall küll. On küll. Teate, mul tuli üks idee. Viskame Uku Läti ühe vembu. Nagu tema meile päeva tunnist tundi teeb. Ei tea, kas õpetajatel maksab ikka vempe visata. Jäta nüüd, hea nali on alati teretulnud. Mis ta täpsemalt silmas pidab? Noh, teate, mul siin veel vanad täpselt värvinud kuskil. Teeme Eesti endale kostüümid.
Lähme tahkada ja teeme kolli. Ma arvan, et see ei ole küll ilus. Aga Ukule minu istumise alla rokavan oli küll ilus. Ja minu kingade sisse pani ta liimi, et ma ei saanudki nüüd pärast seda sukkade küljest lahti. Tõsi, mind ehmatas ta ka kord. Pani salaja pihta bioloogiaklassis oleva luukere, mässis selle sidemetesse ja pani õpetaja laua alla. Mul pidi ehmatusest süda seisma jääma, kui ma klassi astusin ja istuda tahtsin. Seepeale Uku ütles, et kuidas sina õpetaja siis Vaarau Ramsest ära ei tunne. Peaksite üksteist tundma küll, olete nii üheealised. Tegas midagi, teeme ära, lähme paneme kolliriikid selga. Teate, see makiras käib ka niikuinii tööl. Ja õpskuid ka tõesti torti näost sisse. Lähme keldrisse kummitusi otsima, nagu seal raamatus oli, mida lugema pidi. Ja, mina teadsin see okultismiklubi. Just see, noh, võtid, teeme ära. Jaa! Kus see õpetajate tuba oligi? Mina ka täpselt ei mäleta. Alati õpetaja meid oma klassi kutsunud. Ma pole vist õpetajate toas käinud. Oo, oleme kõik selges kohas. Akku all laua peal ja imelik kartulikrõpsu. Mina olen Võtsin kohe, et paneme enda koju. Ära nüüd üldse. Huvitav, aga kus teisega? Ei tea, äkki mängivad keksu. Jätage sina oma nalja. Oli kõik vara. Ma arvan, nendes kummitusjuhtus on iva sees. Saan kätte, viid oma nõuid. Oi, tere isa. Ma nõuan selle. Meil oli klassiõhtu, lihtsalt natukene mängisime. Issar, kui tore. Kuule jah, Arne, siis nii vähe, et õpetaja mängivad lastega. On alles mängud teil. Ma pidin nii parti saama. Mältsestasime sünnipäeval lapsega noorusaega meelde tuletada. Ants, aeg, kus sa oled? No on alles ka sünnipäevapidu. Ja teate mis? Lähme laulame koos ja vahva laulu. Tulge! Mida udu ei õpi, seda Juhan ei tea. Mida Juhan ei tea, seda ta salgab. Aga siis kui vana Uku ükskord tunnistama peab, et ta midagi ei tea, on mehel kohe vastus valmis. On kohe vastus valmis, inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina, lollina.
vastus valmis, on kohe vastus valmis. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina, lollina, sureb ikka. Mida õpib ei tea, kogu elu mõtleb, aga salgab. Õpetaja muudkui kordab, et ta midagi ei tea, kogu elu murrab pead ja lõpuks on ta vastus valmis, on lõpuks vastus valmis. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina, lollina, sureb ikka lollina. Tahaksime tänada oma klassijuhatajat, kes selle kõik kokku pani ja aitas mind siin. Aga 17 tunnen ma väga hästi ja mul tuli kohe meelde, kuidas te mängisite lasteaias viimasel jõulupeol päkapikku, kes kaotas oma mütsi, kelleks oli Inga ja te olite kõik väga toredad, midagi pole muutunud, te olete sama toredad kui 12 aastat tagasi, palju õnne teile kooli lõpetamise puhul, kahjuks ma ei saa tulla teie aktusele, mul on teised käigud, aga palju õnne ja aitäh! No ikka ma tulen siin järgmisena. Läks familiaarseks, aga me oleme liiga lähedalt tuttavad. Me oleme juba potiaegadest tuttavad ja palju õnne ka kõigile vanematele. Kallid noored, et ma ei tea, kas ma teid sellest tänama pean, et naermisest mõne kortsu võrra rikkam olen. Aga mul on väga hea meel, et te leidsite aega teie jaoks kõige kiiremal perioodil teha sellist toredat asja, kultuuriumi näidend. Ja koolil on väga oluline, et te olete jätkanud kooli traditsioone ja väärtusi. Suur tänu teile
suur tänu Ruth sulle, aga hommikul ma annan direktorile loomu.